Jumal, see avaldatakse kuskil uudisloos. Minu vestlused Mackenzie'ga. Eksklusiivsed vanglakõned paljastavad Mackenzie Shirilla kõige lähedasema usaldusaluse, tema ema. Palun vaata, et sa võtaksid mu asjad ja kõik muu kaasa, sest ma ei taha, et nad mu teemant kõlvarõngaid maha jätaksid. Alates teemant kõrvarõngastest kuni maine päästmiseni, vestlused viitavad ema ja tütre tiimitööle, kes näevad kõvasti vaeva, et kujundada maailma arvamust süüdi mõistetud mõrvari kohta. Ma pean rääkima koodis ja sa ei tohi mult küsida, miks. Sa lihtsalt pead neid kuulama. Tere tulemast saatesse Crime Fix. Mina olen Anja-Net Levi. Mackenzie Shirilla ei ole häbelik. Ta pole kunagi olnudki, isegi enne seda, kui talle esitati süüdistus oma poissõbra Dominic Russo ja tema sõbra Davian Flanagani tapmises selles kohutavas avariis 2022 aasta juulis. Nagu te ilmselt juba teate, oli Mackenzie roolis ja oleks ka ise peaaegu surma saanud, kuid jäi ellu. Mackenzie poissõber Dominic Russo ja tema sõber Davian said surma. Neil kahel noormehel oli kogu elu ees. Prokurörid väitsid kohtuprotsessil, et Mackenzie vajutas tol hommikul gaasi põhja ja sõitis tahtlikult autoga vastu seina, kiirusega 100 miili tunnis. Pärast Mackenzie paranemist väitis prokuratuur, et Mackenzie ei leinanud. Ta käis kontsertidel ja poseeris sotsiaalmeedias. Ta soovis saada modelliks ja Mackenzie väitis, et surmaga lõppenud avarii oli õnnetus, mille põhjustas meditsiiniline seisund nimega POTS, mitte mõrv. Kuid kohtuprotsessi ajal ei esitatud ühtegi meditsiinieksperti ega dokumente selle väite tõestamiseks. Kotunik Russo leidis, et Mackenzie Shirilla on süüdi mõrvas ja teistes süüdistustes, nimetades teda põrguks ratastel. Ja juhtum on saanud taas tähelepanu tänu Netflixi dokumentaalfilmile Kokkupõrge. Avalikustatud on sadu dokumente, sealhulgas dateerimata vanglatelefonikõned Mackenzie ja tema ema Natalie Shirilla vahel. Iga kõne alguses teavitatakse osalejaid, et neid salvestatakse. Tere, see on ette makstud. Vastuvõetav kõne vangistatud isikult Kajahoga maakonna kinnipidamiskeskusest. See kõne ei ole privaatne. Seda salvestatakse ja võidakse jälgida. Kui usute, et see peaks olema privaatne kõne, katkestage palun kõne ja järgige asutuse juhiseid, et registreerida see number privaatnumbrina, et aksepteerida tasusid. Täname, et kasutate Securas teenust. Võite nüüd vestlust alustada. Shirillad on vajusalt teadlikud, et neid salvestatakse ja nad näivad püüavad kujundada narratiivi sellest, mis tol ööl juhtus. Ma ei tea, kuidas sa sellest avariist ellu jäid, Colton. Mul on nii kahju. Ma ei mäleta isegi, et oleksin olnud selge mõistusega, nagu nad ütlesid, et ma vastasin küsimustele. Ma ei mäleta seda. Ma ei mäleta mingit valuõnnetusest. Ma ei mäleta, nagu... Kuidas sa üldse sellesse sattusid juhtumisse? Kuidas sa üldse sinna said? Ma ei saa aru, ma ei suuda isegi sellele mõelda. Oli nagu kokku vajunud. Ja see ei ole ka minu jaoks loogiline. Nagu ma tunnen, et ma ei tea. Ma tean, ma ei suuda sellele mõelda. Ma sooviksin, et mind hüpnotiseeritaks siin, et ma mäletaksin. Inaga. Ma tahan nii väga mäletada. Mul on peaaegu tunne, et see oli nagu... Ma ei tea. Ma ei hakka seda ütlema, mis juhtus, nagu minu asi. Ma arvan, et ma tean, nagu mul on tunne, et ma tean, mis juhtus, aga ma ei tea. Kindlasti, aga see võib olla vale. Miljon asja. Ma tunnen, et see oli jälle üks juhtum, kus Toomas tegi seda, mida ta autos kogu aeg tegi. Just, nii kõik tunnevadki. Aga ma ei tea, kas see üldse on tõsi, sest miks ta peaks seda tegema, kui Taavian on autos? Sest ta tegi varem selliseid asju ka siis, kui teised olid autos. Mäletad, ta tegi seda jama ka siis, kui Kendra oli autos. Ja. Ta kaljus mu peale, sest ma pillesin veini maha. Ja ta ei tahtnud, et see tema auto põletaks, aga ma üritasin seda kätte saada. Ja tema oli autos. Ja siis ta sõitis väga kiiresti, püüdes meid hirmutada. Kendra oleks võinud midagi öelda näiteks. Me oleksime pidanud laskma Kendral öelda, et kuula mees. Kahjuks ei ole neil kõnedel kuupäevi, kuid neid on pärit Cuyahoga maakonna kinnipidamiskeskusest. Kõned Mackenzie ja peamiselt tema ema Natalie vahel salvestati millalgi 2023 aastal. Kuulate, kuidas Mackenzie ema viitab Jimmyle. Tundub, et see oli tol ajal Mackenzie advokaat, James McDonald. Nad kõik tunduvad väga toredad. Telefonikõnes osalevad inimesed tunduvad kõik väga toredad ja ma pean ka koodis rääkima. Ja sa ei tohi mult küsida, miks. Sa lihtsalt pead mind kuulama. Olgu.
ära ole kinnivõttu kuri. Olgu? Hästi. Ja see ongi kõik, mis ma ütlen, sest tal on hea süda ja ta on väga osav selles, mida ta teeb. Olgu. See ongi kõik, mida sul vaja on, eks? Ja võime jääda eriarvamusele, aga ma ei kavatse temaga õel olla. Nii, vot palun. Ja siis, kui me saame isiklikult rääkida, räägin ma sellest natuke rohkem, aga olgu. Samas telefonikõnes tuleb pärast Mackenzie ja tema ema ühise naeruhetke jutuks kohtustrateegia ja see, et mehed kirjutavad Mackenziele. Harry, Hei. kas sa nägid mu sõnumit eile õhtul? Jah, mis värk sellega oli? Kas sa üritasid mulle helistada? Jaa. See oli nii armas. Ma teadsin seda. Ma tahtsin sulle sõnumi saata, et sa üritad mulle helistada ja hea tööd öelda. Aga siis ma nägin su sõnumit. Mis? Mida ma tahtsin sulle öelda? Isa püsi poolt midagi, mida Jean mult küsis, nagu, aga see on umbes nii... Oh, jumal. Ei, ära ütle midagi telefoni teel. Ära teed rahv. Nagu ma ütlesin Tre kohta, ta küsis mult, kas ta küsis minult vandekohtuprotsessi kohta või mitte. Ära vasta sellele küsimusele. Oldu? Millal ta selle saatis? Eile õhtul. Okei, kas sa tead, mis kell? Ei. Okei. Lihtsalt ära vasta sellele. Lihtsalt vasta tagasi. Tead, ütle lihtsalt, tere hommikust, kallis. See on kõik. Ma ütlesin, kus mu pint on, jumal küll. Kas sa nägid mu sõnumit selle teise kuti kohta? Jah, kuidas sa selleks teada said? Sest ta ütles mulle, Ta ütles, kas sul on kõik korras. Okei, ta küsis, kas sul on okei. Et ma olen 43. Ma töötan tootmisjunina kohtureportaaži firmas. Mis see on? ma ei tea, aga Kendi, sa tead, et see on ülemaailmne uudiseks. Jaa. Ära räägi kellegagi. Ära räägi minuga. Sa ei tea? Ei. Ja ma ei vastanud talle. Issand jumal, oota korraks. Las ma viskan selle ära. See on kõige rõvedam asi üldse. Oota. Olgu. Jah, ära tee seda. Ja siis ta kirjutas uuesti, ütles, et kui sa tahad rääkida, siis andis mulle oma numbri. Kirjutas, millal ta saadaval on. Ja siis ta kirjutas mulle jälle, sest ma ei vasta talle. Õige. Ja ütles, loodan, et saad natuke magada. Helista mulle homme, kui soovid. Kell 8:30 kuni 15:00 olen tavaliselt saadaval. Ma olen sinu jaoks olemas. Ja ta lihtsalt kirjutas mulle, kuidas sul läheb. Mis sa et? Lihtsalt ära tee seda, ära tee. Ära räägi kellegagi, keda sa ei tunne. Olgu? Ma teen seda. Ma arvasin, et see võid olla natuke lõbus väike hobuse saba. Issand jumal, lõpeta. Ma juba räägin Kevin Zimmermaniga. Ta helistab. Nojah, aga ära talle ka midagi räägi, sest me ei tea, kes ta on. Ta võiks ka selline olla. Mackenzie ema räägib talle raamatute saatmisest. Ta ütleb, et raamatute kohale jõudmine võtab väga kaua aega. Jet mainib üht raamatut, mille kirjutas röövimisohver Michelle Knight. Michelle Knight oli tegelikult koos teiste naistega aastaid vangistuses ühes majas Clevelandis. Ja tundub, et ta tegelikult võrdleb Mackenzie'd Michelle'iga. Sest Michelle Knight oli vangis, mis ta oli, 20 aastat. 15-20 aastat temaga juhtusid kohutavad asjad. Ja temaga on kõik korras. Mitte ainult see, vaid sa kasutad seda, mis temaga juhtus ka selleks, et aidata teisi inimesi. See oled sina. Tead küll, ma ütlen talle, et ma saan selle kätte. Ma loen selle raamatu läbi pärast seda, kui olen oma teise raamatu läbi lugenud. Ma sooviksin, et saaksin, aga raamatute kohale jõudmine võtab nii kaua aega. Ma sooviksin, et teaksin, mis järgmisel nädalal juhtub. Issand, ma oleksin pidanud sinuga omavahel rääkima. Mõned jamad pannakse internetti üles. Sa oled täiesti pahviks löödud. Miks sa ei saa mulle öelda? Sest ma lihtsalt ei saa. See on interneti üles pandud. On mõned inimesed, kes teevad kommentaare ja nii edasi ja asju, mida peame uurima ja nii edasi. See on hullumeelne. Aga ära, minu mõte on, ära sa tea. Kas nad ütlesid sulle juba, et tead tagasi minema? Ei. Okei, nii. Lugu. Noh, ma tahan teada. Oota, üks naine jagas su lugu uuesti ja ütles, et ta ei saa aru, kuidas see sai olla tahtlik. Tema advokaat ütles, et sa ei mäleta.
kuidas sa saad eluks ajaks vangi minna, kui midagi juhtus ja sa isegi ei mäleta seda? Seal peab midagi enamat toimuma. Mul on hea meel, et inimesed näevad seda. Jaa. Nii. Oi. Mu isa võiks ma ära tappa. Oota, kas seda räägivad lihtsalt suvalised inimesed? Või nagu, jah, ei, ma ei tunne neid inimesi. Me ei tunne ühtegi neist inimestest. Ja nad on üks Mississippist. Sa tead küll, ma ilmselgelt me ei tunne teda. Inimesed näevad. On lambaid, kes usuvad kõike, mida nad loevad või kuulevad ja loevad sotsiaalmeedias. Ja siis on targemad inimesed, kes teavad paremini. Sellepärast ma viskan internetti. Ma viskan sotsiaalmeediat, teadmatuses inimesed. Teises kõnes loeb Mackenzie Shirilla tegelikult Biiblist. Talle jagab salme üks naine nimega proua Liisa. Aga siis muutub vestlusteema väga järsku. Nii, et mul on nüüd 2. Tore, jah, hommikust, Kenzie. Loen täna hommikul Jumala sõnu. Kuna sul veel piiblit pole, loen sulle midagi Jesaja 40 peatükist. Kes see on? Really, Liisa. Siin on kirjas. Kas sa pole kunagi kuulnud? Kas sa pole kunagi mõistnud? Issand on igavene Jumal, kogu maa looja. Ta ei väsi ega tüdi kunagi. Keegi ei suuda mõõta tema mõistmise sügavust. Ta annab jõudu nõrkadele ja tugevust jõuetutele. Isegi noored väsivad ja tüdivad ning noormehed vajuvad kurnatusest kokku. Aga need, kes loodavad Issanda peale, leiavad uut jõudu. Nad tõusevad tiibadega kõrgele nagu kotkad. Nad jooksevad ega väsi, nad kõnnivad ega nõrke. Ja siis veel üks. See on Jesaja 40 peatüki salmid 28-31. Ja siis ta ütleb, Ma olen seda kirja kohta viimase 30 aasta jooksul 100 korda lugenud ja see ei muutu kunagi igavaks. See toob mulle iga kord lootust. Ma palvetan, et see teeks sama ka sinu jaoks. Pea meeles, sa tunned alati Jumala ligiolu. Usk ei ole tunne, see on tahtevalik. Mõnikord ma palvetan või loen piiblit ja see justkui ei jõua mulle kohale, aga aastate jooksul olen õppinud lihtsalt jätkama. Ja ma küsin proua Pegilt, kuidas me saaksime sulle mõned raamatud ja piibli tuua. Palvetan su eest iga päev. jaa. Ma armastan proua Liisas. Mina ka. Toimub suur ülekohtus ja me ei kavatse kunagi peatuda. Jah, see on imelik, aga ma tahan, et sa räägiksid meediaga. Kui palju skitluse ma sulle tein? Käeks. Okei. Ma ei teadnud, kuidas mõne asja pärast hulluks minna ja teiste pärast mitte, kuni ma sinult vastuse sai. Kas sa saad sellest aru? Mackenzie libistas selle vestlusesse. Ma tahan, et sa räägiksid uudistega. Ja siis vahetab ta ema kiiresti teemat, rääkides sellest, kui palju skitluse ta oma kantseleist sai. Kogu kõnede vältel tunduvad Cheryl väga huvitatud meediakajastusest ja õnnetust ümbritsevast narratiivist. See järgmine kõne tundub olevat varasemast ajast, kui Mackenzie oli just saabunud vanglasse alaealiste kinnipidamisasutusest. Cherry? Hei. Pesema oma juukseid. Kuidas tunne on? Mis? Sa ei ole Facebookis, eks? Mis? Lihtsalt kontrollin üle. Miks seal ei lubata Facebooki kasutada? Sest on puudub enesekontroll. Nii, kas sa pesid oma juukseid? See tundub hea. Aga kuidas on peanaha ja otsaesisega? Kas see tundub hea? Jah, aga mul on vaja harja. Ma üritan harja saada. Mul on, et isa oma lihtsalt harja osta, kuidas sina harja saad. Ei, ma ei taha harja osta enne, kui tean, et jään siia kauaks. Aga siin on paar tüdrukut, kellel on harjad. Olgu. Ma ei tea küll, kus see on. Ma kavatsen kohe tema aknast sisse vaadata. Ta on armas. Las olla. Ta magab. Olgu. Aga jah, mul on seda tõesti vaja. Ma tean, ma soovin, et sul oleks see olemas. Ma mõtlen, mis siis, kui sa ei jää sinna kauaks. Sul on see ikkagi olemas, eks? Keda huvitab, kui sa ei jää sinna kauaks? Võta hari. Noh, nüüd on juba hilja, nii et jah. Ma ei tea, kes harja sai. Kellelgi siin pole harja. Ainult ühel inimesel on hari. 2 inimesel. Ja mõlemad lahtuvad.
kas sa saad sõrmed sellest läbi ajada? ma tean, ma tahan oma sihikut saada. Praegu ei tea Mackenzie, kui kaua ta vanglas viibib. Ja ta mainib, kuidas tema ema kassid endale sai. Kas sa näed, mida ma sulle tõin? Panid need kaneeliröstsaia sisse? Nii, ma olen tagasi. Olgu? Ma kuulsin kassi. Temaga on kõik korras. Ma igatsen seda. Sa igatsed sind ka? Mina ja Tom adopteerisime just kassid ja need ei ole kumbki meist kohal, et nende eest hoolitseda. Õige, hästi. See on okei. See on ikkagi fore, no hoolitsen endalast õistajutised. Emad teevadki nii. Ma olen nende kasside vanaema. See ongi see, mida me teeme. Kassid kuuluvad Mackenziele ja Dominicule, aga nüüd on need tema ema käes. Siis annab tema ema talle omamoodi julgustava kõne ja Natalie Sciarilla ütleb paar valitud sõna neile, kes arvavad, et Mackenzie on süüdi. Kallis kõik teavad. Kas saab aru? Jah. Nii et ära mõtle selle peale. Inimesed, kes sind tunnevad, teavad, et see on jama. Inimesed, kes sind ei tunne, on teadmatud ja räägivad lihtsalt suvalist juttu, nii et see on lihtsalt Stressin rohke. Ma tean, et see on nii. See on lihtsalt vale. Aga ma ei tea siiski. Aga see on okei. Me lihtsalt jätkame samas vaimus ja võitleme. Kui sa juba seal oled, käi koolis, õige, tee mis vaja. Tead, võib-olla peaksid sa minema juristiks õppima ja süsteemi parandama, sest mis asi see on? Aga ma ei taha matemaatikat ja selliseid asju teha. Ma ei usu, et nüüd päevaga seoses oleks poolt valiteeksin seda, mida ma tahaksin. Aga ma ei tea, kas ma tahan sellele aega kulutada, sest see on nii palju tööd. Jaa. Aga sul on aega. Eks, jaa, sa oled suurepärane leitleja. Sa tead, mida ma mõtlen, sest sa toetud faktidele ja sa ütled inimestele, kuidas asjad on, ega lõpeta enne. Inimesed vajavad seda. Vaata, kuidas sa kaitsed inimesi, kellele on liiga tehtud, Kenzie. Nad vajavad sind. Ma lihtsalt ma ikka veel üritan aru saada, miks kohtunik seda teeks. Ma olen lihtsalt nii segaduses, ma lihtsalt ei saa aru. Ma tean, me ei tohiks telefonis niimoodi rääkida. Ma ka ei tea. Ja ma pean sulle veel midagi ütlema, aga ma ei saa sulle praegu öelda. Kuidas me peaksime... Kas Jim rääkis sulle, mis juhtus enne kui ma kohtusse läksin? Okei, siis jah, me räägime sellest, sest ma ei tea, mis kurat see oli. Mackenzie näib vihjavat oma emale, et midagi sobimatut juhtus teises kohtusaalis. Siis teeb ta selgeks, et ta ei taha oma enda kohtuotsuse kuulutamisele minna. Ma nagu ei taha, ma olen kohe ütlemas, et ma ei taha kohtusse minna nagu umbes nii. Või peaksin ma lihtsalt kohtusse minema, nagu kallis? Sul ei ole valikut. Mis mõte on üldse kohtu kuupäeval? Ma ei saa aru, nad juba lihtsalt keeravad mulle käru. Mis mõte on üldse minna? Just seda ma mõtlengi. Kogu see protsess on nii naeruväärne. Pole enam mõtet üldse kohut pidada. Lihtsalt andke mulle aeg ja lihtsalt õige. Öelge mulle, et saaksime selle edasi kaevata. Sest see peabki nii suur asi olema. Mis on nii vale. Jah, mulle tundub, et kummagi poole toimub imeliku jama. Mul on sellest imelik tunne. Tere, ei. Me peame lihtsalt sellest läbi saama. Hinda need päevad üle. Hei. Samas kõnes seab Mackenzie kahtluse alla ühe oma sõbra lojaalsuse tema suhtes. See on Mackenzie, sa armastad sind surmani. Ja ära unusta, ta oli ju sinu tunnistajate nimekirjas. Ma tean, see ei tähenda midagi. Ei, ta armastab sind. Ma arvan, et ta tunneb, et tal on imelikud tunded.
ma ütlesin seda juba varem, ta oli nagu ei, palun helista talle. ma armastan teda nii väga ja ilma temata on kõik nii talumatu. ma mõtlen temast iga päev. aga ta ütleb seda iga kord. see ongi minu jaoks imelik. see ajab mind segadusse. ma lihtsalt tunnen, et miks sa kustutasid kõik minu kohta Instagramist ära. palun, Mässa, eks. ma ei saa aru, miks sa hängid inimestega, kes on nii imelikud. Viimane näeb välja nagu eelmine. Vasta lihtsalt, et kuulsin, et sa hängisid inimestega, kes on rõõmsad, et ma siin olen. Kas see on tõsi? Jaa. Ma ei ole, aga ma isegi ei taha talle helistada ega oma aega raisata tema peale. Nagu ära süüdista. Ma süüdistan teda täiega. Mul on täiesti ükskõik. Mulle on juba öeldud, minu inimesed ei valetaks. Esiteks, see ei ole tõsi. Räägi kõigepealt Faithiga, et teada saada, milline see vestlus oli ja siis küsi temalt. Ma hakkan Faithiga rääkima kell 10:30, nii et siis ma saan teada, aga ta lihtsalt ajab mind imelikult tundma. Õige, aga kellelegi ei meeldi, kui neid süüdistatakse asjades, mida nad pole teinud. Kui sa ei saa minu nägu postitada ja öelda, ta on vaba. Ta postitas sinu sünnipäeva, mäletad? Ma tean, ma ütlengi, et kui sa ei saa postitada ja öelda, vabastage Kenzie, ta on süütu, see on hullumeelne, ta on selline. Mis kurat sa siis oled? See on imelik. Tema tegi seda kõike. Kui minu sõbranna ei postitaks, vabastage mind ja kui mu sõber oleks vanglas, postitaksin ma temast iga päev. Okei, aga ta postitas sinu sünnipäeval, mäletad? Okei. Ma ei näinud, et keegi teine seda teeks, välja arvatud see Roosi, Niina, mis iganes. See oli okei. Nii et lihtsalt peatu ja küsi temalt, kas sa suhtled temaga? Ma kuulsin, et sa suhtled. Ta ei tee seda. Ta on rõõmus, et ma siin olen. Kas sa ikka suhtled temaga? Ära süüdista. Küsi. Ja ta postitas sinu sünnipäeval, okei. Ma tean, et sul on valus. Meil on jäänud 1 minut. Küsi temalt kõigepealt. Kas sulle meeldib, kui sind süüdistatakse milleski, mida sa ei teinud? Ei, ma ei saa tunne, et jah, sul on neid, siis ära tee seda. Õpi sellest, mis sinuga toimub ja siis ära käitu teistega samamoodi. See teeb haiget, on vastik, kui sind süüdistatakse milleski, mida sa ei teinud. Küsi kõigepealt ja siis pead neid uskuma. See järgmine vestlus Mackenzie ja tema ema Natalie'ga toimub vahetult enne tema karistuse määramist ning nad arutavad, kuidas Mackenzie läheb vanglasse. Ma rääkisin eile õhtul Faithiga. Ta lihtsalt tahtis veenduda, et sinuga on kõik korras. Ja siis tead, ma ütlesin talle, et sind viidi ümber ja tema esimene asi, mida ta küsis oli, kas tal on aken? Ma ütlesin, et ei ole, aga kõik on korras. Kõik on korras, mul tegelikult on aken. Sa ei näe välja, see on ka väga väike, see on nagu teistsugune, sest ma olen maksimaalse turvalisusega osakonnas. See ongi selline tõsiselt, ma olen praegu maksimaalse turvalisusega osakonnas. Noh, jah, selliste süüdistustega ilmselt küll, aga see on hullumeelne. Ma lihtsalt üritan süüa kimalast nimsien, jah. See ongi minu mure Maryvilli pärast. Yes. See kogu maksimaalse turvalisusega osakonna teema on lihtsalt hullumeelne, Kenzie. See on hullumumeelne, nagu maksimum. Mis? Freili Liisa ütles. Lihtsalt kiire märkus, et anda teada, et ma kirjutasin tu emale täna hommikul. Kui ta on valmis ja vajab turvalist kohta rääkimiseks, ütlesin talle, et viiksin ta hea meelega kohvile. Kuidas sul läheb? Ma arvan, et sa peaksid end ette valmistama mõneks raskeks päevaks, mis ees ootavad. Sa ilmselt ei saa arugi, kui kurnavad on kohtuprotsess, kohtuotsus ja karistuse mõistmine sinu vaimule, kehale ja hingele. Stress avaldub kummalistel viisidel, näiteks füüsilise valu, seedehäirete, väsimuse või depressioonina. Lihtsalt tea, et sa võid tulla ja tunnista seda sellena, mis see on. See möödub. Saadan sulle palju palveid. Jaa. Ütlen, et ma ei jõua ära oodata, millal sa koos mu emaga lähed. Nagu Freili Liisa on mulle tõesti nagu pere. Jaa. Küsis minust. Raudte silmarolli 49. Nii et järgmises klipis arutavad Mackenzie ja tema ema, kuidas autoõnnetustes juhtunud surmasid ei peaks käsitlema mõrvadena. Ma lihtsalt tunnen, et inimesed, kes on mõrvas süüdi mõistetud näiteks relvade ja nugadega ning räigetes olukordades, peaksid olema teises kategoorias kui need, kes on seotud autoõnnetustega.
näiteks see mees, kes sõitis teel otsa tuletõrjujale ja keda süüdistati mõrvas ja kes mõisteti selles süüdi. Tema ei kuulu samasse kategooriasse nagu päris mõrvarid. aga miks? Mis oli tema põhjus? Sest nagu siin pole ju, asi ongi selles, et kuidas neid inimesi mõrvas süüdi mõistetakse, kui neil pole olnud mingit tahtlust. Nagu Mis on põhjus? sellel peab olema mingi eesmärk. Selleks, et see oleks mõrv, peab sellel olema mingi eesmärk. Jah, nagu see mees, kes sõitis autoga, ta ei löönud seda tuletõrjujat tahtlikult. See on vale. Nagu, Jah, see on nagu sõidukiga tapmine. või raskendatud, mitte raskendatud. Raskendatud sõidukiga tapmine või Isegi mitte raskendatud. Raskendatud tähendab, et on kaasatud muud asjad, nagu narkootikumid ja muu selline. See oli see sõidukiga tapmine, millega see mees oleks pidanud süüdistuse saama. jah, või hooletu tapmine või kui ta kihutas, ma ei tea. See on niimoodi. Midagi on meie süsteemid valesti, sest see ei ole mõrv. Mõrv on tahtlik tegu. Sa tegid seda meelega. jaa, Tema ei teinud seda. see on nii kurb. Seda ma mõtlengi. See peaks käima nende kuttide kohta. See peaks olema täiesti erinevas kategoorias kui tõelised vägivaldsed kurjad mõrvarid, kes on tegelikult mõrvas süüdi. See on hullumeelne. jaa, ja Mackenzie palub ema saata talle fotosid, mida ta saab vanglasse kaasa võtta. Sa võid 10 võtta. Tahad 5 endast ja 5 neist. 5 endast ja 5 neist. siis Tommy pilti. võta Saada mulle. näiteks parimad pildid minust ja Tommist. Muidugi. Neid ei huvita. Siin on teisiti. Siin võib olla ükskõik milliseid pilte. Loomulikult ei tohi olla narkootikume või midagi hullu, nagu relvi, aga selliseid pilte siin pole. Aga siin võib nahka näidata. See ei ole nii, et sa ei tohiks. Jah, sest sa ei ole alaealine, õige. Nii et sa võid saata, tead küll. Suuda. Inimesed ei suuda paljaid õigu taluda, Kenji. Ma tean, see on lihtsalt kohutav asi. Jaa. Selles järgmises osas mainib Mackenzie tegelikult, et oli korraks teadvuseta, mis on huvitav, sest Mackenzie väitis seda ka kohtuprotsessil. See on nii imelik, sest inimesed on nii kaugele jõudnud, aga me oleme ikka minevikus kinni. Miks naised ei või oma õlgu näidata? Kas ma näitan oma õlgu või haavu? See on nii rumal. Ma helistan sulle veel ühe korra tagasi. See pole naiste probleem, see on meeste probleem. Pange oma poisid paika. Kas sa ütled Roosile, et ma helistan talle? Ma ei kaotanud teadvust väga hullult. See oli nagu tõmblemine ja liikumine. Imelik, sest ma istusin. Ma istusin, kui ma teadvuse kaotasin. See hirmutab mind. See on okei, sest seda pole olemas. Vasta pole lihtsalt päris. Ei, see pole päris õige. Nii et me ei pea selle pärast muretsema. Sest kui me ütleme, et see pole päris. See pole päris õige. Piimilis, et Mackenzie ja tema ema teavad väga hästi, et neid salvestatakse. Ühel hetkel mainisid nad võimalust, et mõni tuntud kuulsus võiks Mackenzie aidata. See on suurepärane, sest me kavatsesime niikuinii meediasse minna. Väga hea, las tulla. Jumal. Ma saatan praegu Liisale sõnumi. Oota, kas nüüd on kogu maailmas teada, et tänane saade on nagu üleriigiline uudis? Okei, ma pean sulle veel ühe asja ütlema. Yes? See avaldati Inglismaal. Olgu? Yes? Jaa. See on maailma uudis. Ma arvan, et Daily Mail avaldab seda lihtsalt kõigis oma väljaannetes, aga jah, Ühendkuningriik. Siia on Daily Mailis. Ühendkuningriigis. Võib-olla võtab Kim Kardashian ise ühendust. Just seda ma räägingi. Ma loodan, me liigume selles suunas. Oleksin seda nagunii teinud, nii et see on suurepärane. Ja siis saavad nad lihtsalt meiega ühendust võtta. Jaa. Hullumeelsus, tüdrukuke. Ma ei tea. Kellele sa kirjutad? Preili Liisa, mul on lihtsalt nii kurb. Ma ütlesin, et ma igatsen teid nii väga, ma vajan teid nii väga. Mul on hea meel, et saame rääkida. Ma olen palvetanud, aga see teeb mind kurvaks. Ma ei tea, kuidas me saaksime, kuidas ta laseks sellel minuga juhtuda, aga ma ei kaota lootust. Ma ütlen, et armastan teid. Jah. Ära kaota usku, eks. Issand jumal, ta Steve Jumbo juba vastab mulle, mis ajab mind segaduste. Need mehed kirjutavad mulle liiga kiiresti ja mulle see ei meeldi.
Nii, mõned asjad selle kohta. Kim Kardashian on võtnud enda peale mitmeid juhtumeid vangidega, keda ta peab valesti süüdi mõistetuks. Siiani pole ta Mackenzie Shirley juhtumi vastu mingit huvi üles näidanud ja Shirley pöördusid meedia poole. Mackenzie andis oma esimese intervjuu selle juhtumi kohta pärast õnnetust. Ta avaldas kahetsust, kuid siis hetkel, mil ta ilmselt ei oodanud, et teda salvestatakse. Mackenzie, kes on alati oma mainest teadlik, küsis oma advokaadilt, kuidas ta välja paistab. Saad kuulata kõiki neid vanglakõnesid ja lugeda Mackenzie Shirilla vangla distsiplinaarprotokolle meie uues rakenduses. Selle nimi on Law and Crime Plus. Vaata kindlasti järele. Ja see ongi kõik selleks kuritegude saate episoodiks. Mina olen Anjanette Levi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.